Tervist! Võro keeles tõlkides tähendab tänase video pealkiri pisikene video valgu tarbimise kaitseks. Igaks juhuks tõlgin ja mul tunnistan, ei ole mitte mingisugust sisulist põhjust seekord pealkiri võro keeles panna, aga eesti keeles see tundus kuidagi lihtsalt liiga lame. Ja niimoodi on palju ägedam minu arust, kas pole. ERR avaldas hiljuti üldiselt üsna asjaliku ja põhjaliku artikli, milles anti teada, et toidupoodides on viimasel ajal oluliselt suurenenud kõrge valgusisaldusega toodete arv ja sõna valgurikas on muutunud uueks müüki edendavaks hüüdlauseks. Ja samuti hoiatati kohe uudise alguses, et Tervise Arengu Instituudi kinnitusel kipuvad inimesed sageli jälgima trende, mitte aga tõenduspõhiseid soovitusi. Nagu ma ütlesin, on artikkel üldiselt asjalik ja adekvaatne, aga ma tahaksin antud videos oponeerida mõnede Tervise Arengu Instituudi toitumise ja liikumise osakonna teaduri Tagli Pitsi väidetega, sest vastupidiselt artikli alguses lubatule ei ole need minu hinnangul alati mitte teaduspõhised või kui siis ajalooliste tõendite põhised, millisel moel ei ole minu arvates võib-olla mõistlik toitumisnõuandeid tänapäeval anda ja kujutavad enesest minu jaoks häirivalt suures mahus pooltõdesid või siis, andke mulle andeks, nii viisakamalt öeldes küsitavaid väiteid. Aga asume asja juurde ja esimene lõik, mis pani mind kohe kulme kergitama ja isegi natukene silmi pööritama tunnistan, on siin ja lahkame seda siis väidete kaupa. Tai teadur Tagli Pitsi märkis nähtavas lõigus, et täiskasvanu valguvajadus on minimaalselt 0,83 grammi kehamassi kilogrammi kohta päevas. Ja kes teeb tugevalt trenni, võiks saada umbes 1,2 grammi, sulgudes samuti vanemaealised. Hinnang, et 0,83 grammi valku iga kehakaalu kilo kohta on minimaalne vajadus, pärineb minu teada Euroopa Toiduohutusameti 2012. aasta soovitustest. Esiteks tuleks minu arvates toonitada, et see 0,83 grammi on määratlusena absoluutne miinimum, mida sa pead saama, et sisuliselt mitte ära surra. Ja see peaks sulle tagama nagu hädapärase hingitsemise, mitte mingil juhul kõrge kvaliteediga elu. Ja kui sa peaksid antud piirmäära jälgima ja otsustad, et rohkem sa mingil juhul valku ei tarbi, siis sa võid kindel olla, et teatud aja möödudes tekivad sul tõsised või vähem tõsisemad terviseprobleemid ja muu hulgas hakkad sa kaotama tavatult kiiresti lihasmassi ja luu kvaliteeti, mis on mõlemad kõrge elukvaliteedi jaoks hädavajalikud. Mis puudutab selle piirmäära usaldusväärsust, siis peab silmas pidama, et see on saadud tuginedes lämmastikubalansi uuringutele, mida ei peeta enam tänapäeval üldiselt täpseteks ja mõnedel juhtudel isegi mitte usaldusväärseteks. Ja uuemad meetodid, näiteks indikaator-aminohappe oksüdatsiooni meetod, soovitavad keskmisele inimesele minimaalseks päevaseks valgutarbimise tasemeks 0,99 grammi kehakaalu iga kilo kohta ehk siis sisuliselt 1 gramm kehakaalu iga kilo kohta. Selle lõigu järgmine lause, kes teeb tugevalt trenni, võiks saada umbes 1,2 grammi, samuti vanemaealised. Ma eeldan, siin on kindlasti ka toimetaja käsi mängus, aga ma eeldan, et tugeva treeningu puhul on mõeldud lihastreeningut, sest seda tüüpi treeninguga seoses on valgu tarbimise teema kõige relevantsem. Tegelikult on lugu nii, et me teame tänapäeval, et lihastreeningut tehes on mõistlik tarbida valku 1,5 kuni 1,6 grammi iga kehakaalu kilo kohta. Ehk siis oluliselt rohkem kui artiklis mainitud 1,2 grammi, mis on tänapäeva teadmiste juures selgelt, tuleb äge sõna, suboptimaalne. Mis puudutab eakamaid inimesi, kes teevad regulaarset lihastreeningut, ma usun, et seda on antud lõigus silmas peetud, siis ei tule kindlasti spetsialistidele üllatuseks, et on olemas selline asi nagu anaboolne resistentsus.
mis tähendab olukorda, kus eakate inimeste lihasrakkude vastus valgule või lihastreeningule on nõrgenenud. Ehk siis teisisõnu, keha ei suuda enam sama efektiivselt aktiveerida lihasvalkude sünteesi, isegi juhul, kui valku tarbitakse piisavalt ja tehakse lihastreeningut. Ja lahenduseks on treenida targemalt ja tarvitada enam valku. Ja kindlasti tarvitada valku enam kui artiklis välja toodud 1,2 grammi kehakaalu iga kilo kohta. Nüüd võiks ju küsida, et miks on oluline teha lihastreeningut ja tarvitada valku nii, et sellest on lihastreeningu tulemuste osas ehk siis peamiselt lihasmassi ja lihasjõu kasuks maksimaalne kasu, aga loomulikult sellepärast, et see alandab oluliselt põhjuste ülest surmariski ja eraldi võetuna enneaegse surmariski ka näiteks südame-veresoonkonna haigustesse ja paljudesse vähivormidesse. Okei, aga liigume edasi väidetega. Väide on selline, et valgurikkaid tooted ostavad ilmselt eelkõige inimesed, kes soovivad kasvatada lihasmassi. Põhimõtteliselt väitega nõus osaliselt, aga kindlasti ostavad valgurikkaid tooted ka inimesed, kes soovivad hoida kontrolli all oma kehakaalu. Ja kui me räägime lihastreeningust, siis on minu kui personaaltreeneri isiklik veendumus see, et lihastreeningu esmaseks eesmärgiks peaks olema lihasjõu suurenemine. Ja lihassüntees ei tähenda pealegi mitte ainult lihasmassi kasvu, vaid ka selle kvaliteedi tõstmist. Aga põhimõtteliselt on see väide laias laastus õige. Järgmine lause. Siin kohal tuleks tähele panna, et valk ei paigutata lihastesse lõpmatult. Ühel toidukorral saadavate valkude kogus võiks olla maksimaalselt 28–30 grammi. Varem arvati tõepoolest, et ühes toidukorras pole mõtet valku enam tarbida kui 20–30 grammi, sest lihasvalkude sünteesiks ei suuda organism korraga enam valku, õigemini küll siis neis sisalduvaid aminohappeid kasutada. Põhjendatud kahtlused, et see arvamus ei vasta tõele, olid ka varem olemas, aga aastal 2023 avaldati see teadustöö, mis lükkas selle pikalt püsinud arvamuse, ma ütleks, elegantselt ja veenvalt ümber, sest leiti, et kui tarvitada ühe söögi korraga isegi 100 grammi, ma kordan, 100 grammi valku, on su vere aminohapete tase kõrgem veel ka 12 tundi hiljem ja see trend peegeldus ka reaalses lihassünteesis. Ja uuringus leiti ka, et vastupidiselt seni arvatule ei tähenda suurema koguse valgu tarbimine, et enam aminohappeid oksüdeeritakse. Ehk siis kasutatakse koheselt millekski muuks kui lihassünteesiks. Ma tegin sellest väga fancy'st ja laedast uuringust ka eraldi video, mis tuli ka enam-vähem kobe. Ja ma soovitan sul huvi korral minna siia jutukasti alla, kus on igasugused lingid uuringutele, mis ma siia sisse viskan videosse ja seal on ka see link selle video juurde olemas. Aga läheme artikliga edasi ja järgmine väide on, et kui valke saadakse pidevalt vajadusest enam, siis suureneb lõpuks ka nende arvelt keharasva. Jällegi põhimõtteliselt on see väide õige, aga kui me paneme selle kaalutõusu konteksti, siis peab esmalt silmas pidama, et valgu termiline efekt ehk siis energia hulk, mida keha kulutab selle seedimiseks, imendumiseks ja ainevahetusse kaasamiseks, on 20–30%. Ehk siis lihtsalt öeldes 20–30% valgus sisalduvatest kaloritest kulub nende omastamiseks. Süsivesikute puhul on see näitaja 5–10% ja rasvade puhul maksimaalselt 3%. Ja juba need numbrid näitavad, et rääkida kõrgemast valgu tarbimisest kui kehakaalu kergitajast. Ja seda siis ennekõike rasvade ja süsivesikute arvelt on kuidas seda nüüd viisakalt öelda, natukene kallutatud või ma siiralt vabandan, isegi natukene rumal väide. Termiline efekt termiliseks efektiks, sest sageli on nii, et mõni nii-öelda mehhanism või siis arvutatav mõju ehk väärtus ei avaldu päriselus, aga meil on olemas ka väga hea teadmine, et suurema valgusisaldusega toit tekitab kiiremini täiskõhutunde
ja mis ei ole eelnenud infot arvesse võttes üllatuseks, aitab kiiremini ja tõhusamalt kaalu langetada ja ka pärast aktiivse kaalulanguse faasi seda madalamat kaalu säilitada. Ja nüüd veel üks ja sedakorda viimane väide, mille tõendipõhisust on minu hinnangul mõistlik kontrollida, oleks see, et pideval ja suurel soovitusliku valgukogust ületaval tarbimisel koormab suurenenud lämmastiku koormus neere ja seda eriti vanemaealistel või langenud neerufunktsiooniga inimestel. No, mida neerud ise valgust arvavad, seda me ei saa kahjuks küsida, aga kui suurem valgu tarbimine oleks neile läbivalt negatiivne kogemus, siis avalduks see arusaadavalt viimaks mõne haigusena ja minu esimene pakkumine oleks, et see haigus peaks, et see suurem tarbimine peaks siis tõstma ennekõike kroonilise neeruhaiguse riski. Kui me aga läheneme antud teemale tõendipõhiselt, siis me näeme, et tegelikult suurema valgu osakaaluga toitumine hoopis vähendab kroonilise neeruhaiguse riski. Mis puudutab valgu tarbimist ja eakaid inimesi ja neeru tervisega kimpus olevaid inimesi, no võtame siis kohe selle kõige raskema juhtumi ehk siis eakad, kellel on juba näiteks madala või keskmise raskusastmega krooniline neeruhaigus. No neile peaks see valk olema ikka puha mürgine, eks ole. Aga tuleb välja, et ei ole. Isegi sellisel juhul näitavad tõendid, et valgu tarbimisest saadav kasu on suurem kui võimalik negatiivne mõju. Aitab kah, aga laiemalt võttes on mul antud artiklile ja Tervise Arengu Instituudi esindajale veel see, võib-olla isegi mitte etteheide, vaid lihtsalt märkus, et siin lasti käest suurepärane võimalus toonitada, et lihastreening ja sellega koos ka adekvaatne valgu tarbimine annavad igas vanuses ja ennekõike kõrges vanuses sedavõrd suure terviseplussi, et mõtiskleda selle üle, et ega sa jumala pärast ei tarvita päevas valku liiga palju, on selle kõrval absoluutselt 10. järguline küsimus. Ja laiemas plaanis ma ei saa üldse aru, mis häda Tervise Arengu Instituudil selle valgu tarbimisega on. Et nad on viimasel ajal üsna agaralt sellest hoiatanud ja erinevates kanalites ja väljaannetes valgu tarbimisele negatiivseid silte külge riputanud. Okei, ma tean, et on olemas teatud in vitro ja närilistel tehtud mehhanismid, mis võivad näiteks insuliini sarnast kasvufaktorit 1 ja mTOR-i aktiveerides kontrollitud labori tingimustes soodustada teatud kasvajarakkude vohamist. Aga tule taevas appi. Esiteks peaks iga vähegi inimese füsioloogiaga kursis olija mõistma, et neid leide ei saa automaatselt inimestel üle kanda, kusjuures eriti juhul, kui suurema valgu tarbimisega kaasneb regulaarne lihastreening. Ja lisaks on meil olemas päris inimestel läbi viidud uuringud, kus sellist seost ei ole tuvastatud. Variant 2 oleks see, et äkki kardab Tai, et kui nad hakkavad varasemast laiemalt suuremat valgu tarbimist propageerima, mis nagu me meie vahel öeldes nägime, toob iseenesest kaasa peamiselt tervisekasu, siis hakkavad inimesed eriti suveperioodil tarbima meeletutes kogustes rasvast grilliliha. Õigustades siis seda enese jaoks sellega, et lihas on palju valku. Okei. Ennekõike keskealiste ülekaaluliste meesterahvaste puhul, kes on kõrge LDL kolesterooli osas eriti selge riskigrupp, on see kartus õigustatud. Aga siis tuleks seda sellisena ka kommunikeerida. Ja võib-olla tuleks selle grupi puhul ja minu arvates ka laiemalt just propageerida valgupulbrite. Ennekõike aminohappe profiililt soodsa vadaku valgupulbri tarvitamist. Ma ei taha tegelikult üldse Tai tööd kritiseerida ja ma hindan seda, mida nad teevad väga ja eriti tahaksin ma esile tuua nende julgust ja uuenduslikkust lisada riiklikesse toitumise, liikumise ja uneaja soovitustesse lihastreening igas vanuses ja igas konditsioonis inimestele, mis on eriti olukorras, kus mõnes teises riigis arvatakse, et Coca-Colas fruktoosisiirupi asendamine roosuhkruga lahendab ülekaalulise epideemia probleemi. Ja see on väga mõistlik ja kiiduväärt samm, see, mis Tai on siin Eestis teinud lihastreeninguga seoses. Aga ma lihtsalt ei saa sellest Tai nõiajahist valgu vastu aru ja ma oleksin tegelikult siiralt tänulik, kui keegi mulle seda kas siis avalikult või eraviisiliselt selgitaks.
Kui selle valgu tarbimise vastase ristisõja põhjuseks on aga mugavus ja soov liikuda nii-öelda turvalises tsoonis, millele tegelikult kind of kahjuks pisut viitab see, et soovitused põhinevad 13 aasta tagustel Euroliidu dokumentidel, mis omakorda põhinevad 20 aasta tagustel teadustöödel ja konsensusel, siis ma tahaksin küll Taid julgustada ja öelda, et ärge olge tussud. Lähtuge ikka tänastest leidudest ja tõenduspõhisusest, mitte ärge oodake, kui need alles, 5–10 aasta pärast Euroliidu ametlikuks doktriiniks muutuvad. Jõusaalis näeme!